podcasti ilusatest asjadest, asjadest ja nende loojatest ja nende lugudest. Mina olen aksessuaaridisainer Kadri Kruus ning minuga koos on täna minu Pärnu maantee showroomis naine, kes töötab näiliselt kõige glamuursemas valdkonnas, moe valdkonnas. Ometi on tema loominguliseks eneseväljenduseks argised rõivad väikeste vimkadega. Külas on moedisainer Eve Hanson. Tere, Eve! Tere, Kadri! Nii tore, et sa olid nõus tulema nii kiirel ajal, tõsiselt kiirel ajal salvestusele. Räägi, mitu päeva sul on Hõbenõela show'ni praegu? Nädal vist täpselt. Täna on kolmapäev, täpselt nädal on veel. Kas sul on kõik valmis? Ei ole. Ei ole, lõpuspurt. No selles mõttes, et enamus on valmis, aga see natuke peab ikkagi jääma lõppu ka, et tuleks see tunne peale, et nii, nüüd on see viimane ja nüüd tuleb see nii-öelda pauk ja siis on tehtud, et siis saab sulle tunde. Praegu veel ei ole sellist õiget tunnet või juba ootad? On küll, see kõik kerib juba sellest ajast saadik ikkagi, kui öeldi, et see nominatsioon on antud, see oli juba aasta alguses, et selles mõttes on see mingi tunne ikkagi juba pool aastat rohkem, jah. Et aga eks ta kuskil suve alguses nagu intensiivistus, et ja nüüd on siis tõesti viimane nädal. Igal juhul mul on väga hea meel su üle ja me kindlasti jõuame selle kuldnõela ja hõbenõela teema juurde tagasi, ma arvan, mitu korda, aga alustame päris algusest, et kuidas sa iseennast tutvustaksid inimesele, kes sust midagi ei tea? Eks ma olen nagu tavaline inimene, aga kui tööalaselt rääkida, siis ma ütlen algul, et ma olen disainer, siis tehakse suured silmad, siis ma ütlen, ma olen ikkagi moedisainer. Et ma kindlasti pean ennast rohkem või täiesti disaineriks, mitte moekunstnikuks, et minu jaoks on seal päris suur vahe, et ma ikkagi keskendun pigem tootele, kui mul see päris sellise lendavate ideedega on võib-olla natuke keerulisem, et kui ma ikkagi oma tööd teen, siis ma teen ikkagi väikeseeriaid või mõtlen nagu sellele, et ma saaks ikkagi nagu mitmeid või nagu mingit arvu tooteid teha, et ma ei tee ühe kaupa mingeid lavakostüüme, et seal on minu jaoks vahe. Jah, ma pean ennast moedisaineriks kindlasti. Ja tegelikult olen ma seda terve elu teinud ja ma ei oskagi väga siia midagi kõrvale muud tuua, et muidu ju olen tavalist oma elu elan. Aga kus sa pärit oled? Tartust. Ja aga see ongi huvitav, et ma nüüdseks olen juba Tallinnas nii kaua elanud, et see Tartu päritolu kuidagi on juba kõrvale jäänud, et sõbrad ja tuttavad ja töökaaslased ja partnerid ja kõik on ikkagi pigem siin Tallinnas. Mitte, et ma ennast ka väga tallinlaseks peaksin, aga tegelikult ju vahet ei ole, et juured on Tartus ja Tartumaal ja kõik suved veetsin vanaema vanaisa juures, mitte küll päris Peipsi ääres, aga Peipsi lähedal. Et see Tartumaa mingi hõng minus on ja kui ma nüüd ikkagi seal kandis käin, siis ikkagi hakkab põksuma sees kõvemini. Meeldib ja tuleb selline tuttavad tunded ja. Aga muidu Tartus minu jaoks ikkagi Tartu nagu täiskasvanu elu ajal seostub ikkagi ülikooliga, et kui sa ülikoolis ei käi, siis minu jaoks nagu Tartu see hing sinuni ei jõua, sest ma tegelikult peale keskkooli ja peale tehnikumi olin 3 aastat Tartus, töötasin, aga see on ka, kuidagi mul ei tulnud seda tunnet peale, et nii, et see on nüüd edasi ka minu linn. Et sa õppisid Tartu Ülikoolis või Tartus ise ka või tulid peale keskkooli? Ei, vastupidi, ma just ei õppinud ja mul ei tekkinud seda Tartu tunnet või see, mis nagu võiks olla, et mul ei olnud mingit klikki sellega.
aga kui ma mõtlen nagu Tartu ja Tallinna peale ja mõtlen sellele valdkonnale, kus sa töötad moevaldkonnale, siis mulle endale isiklikult tundub ka Tallinn rohkem see koht, kus liiguvad kõik nii-öelda Eesti moeinimesed või kus see seltskond liigub ja kus kõik töötavad, et ilmselt on ka Tartust natukene raskem sellega tegeleda, kuigi on näiteid ja disainerid, kes Tartust ju väga tegevad ja väga hästi saavad seal toimetatud. Ja ei, no just see ongi, et see mood ja Tartu kuidagi nii väga ei käi. Jah, kuidagi, kui sa ütled nad kaks sõna koos, et siis meie väikses riigis isegi nad ei kõla nii hästi koos. Aga... Ei, no mul on Tartus kliente ja kõik on ju jumal normaalsed inimesed, aga kuidagi nagu töö mõttes jah, see siin Tallinnas on, kõik on nagu siia koondunud. Et lihtsam asju ajada. Ei, kindlasti ma olen täitsa nõus sellega. Aga peale keskkooli, sa ütlesid, sa olid tehnikumis käisid, siis Tallinnas tehnikumis? Jaa, et kui tullagi selle juurde, kuidas see kõik algas ja kuidas see kõik läinud on, et peale keskkooli, jah, siis ei olnud gümnaasium, oli veel keskkool. Et ma tulin Tallinnasse kergetööstustehnikumi ka, mille kooli nimigi on tänaseks muutunud. Ja hakkasin õppima naiste rõivaste konstrueerimist, modelleerimist oli eriala nimi. See oli 3 aastat. Ja siis peale seda ma läksin Tartusse Vanemuisesse meesterätsepaks ja töötasin seal 3 aastat. Tegin ülikondi täiesti nii nagu Savile Row ilmselt enam-vähem tehakse. Tase muidugi oli teine, aga ikkagi kõik asjad käsitsi, kõik. Aga miks meeste ülikondi just sattusid selle meeste teema peale või sa ütlesid, et sa õppisid tegelikult naiste rätsepa? Jaa, ma sattusin. Seal oli lihtsalt meeste rätsepa koht oli nagu vaba ja siis ma lihtsalt sattusin, pidin kõik ümber õppima, ma isegi ei osanud taskut teha, aga ma arvan, ma olin hea õppija ja mul olid seal vanad rätsepad kõrval ja ma seal omandasin ikka selliseid teadmisi ja oskusi, mida koolist mitte kunagi ei saa, et see oli nagu väga äge selles mõttes, terveks eluks ikkagi nagu oskused, kõik see nägemine ja asi, see andis mingi päris laheda põhja. Aga kuidas see teatritöö välja näeb, et tuleb näitleja ja teed talle kostüümi täpselt keha järgi? Või kuidas ma ei kujuta üldsegi ette, sest et see tundub, see on täiesti võõras maailm minu jaoks. Ma tean, et tegelikult ju valmistatakse näitlejatele, Estonias vähemalt, on kingad, kostüümid, kogu outfit, parukad, et kõik ju tegelikult tuleb koha pealt, et see on niisugune väga, ma arvan, et see on selline teave, mida mitte kuskilt mujalt isegi ei saa, et... Eks ühesõnaga see teatrikunstnikud ju meil õpetatakse Kunstiakadeemias ka, et tegelikult on siis niimoodi, et on ju lavastuse kunstnik ja siis on eraldi kostüümikunstnik. Ja siis see kostüümikunstniku kavandite järgi siis seal õmblustöökojas on juurdelõikaja, nii nagu võib-olla, ma ei tea, moeateljeedes või stuudioteski. Et on juurdelõikaja, kes siis kunstnikuga suhtleb ja siis lõigataksegi ühesõnaga, spetsiaalselt igale näitlejale, igale etenduse jaoks ju tehakse kostüümid. Juurdelõikaja lõikab välja, siis edasi tuleb see rätsepa kätte, kes siis nagu mina olin ja siis tehakse ja proovid ja kõik ja eraldi on siis veel kingsepad ja kõik need parukameistrid ja kõik, selles mõttes on teater ikkagi terve maailm, kõik see butafoor ja lavakujundused ju kõik tehakse koha peal. Aga ka need kostüümid, need olid ikkagi päris korralikud, selles mõttes ei ole, et tehakse mingi altuurad või see läheb lava peale, ta ikkagi, inimesed ju vaatavad nii lähedalt, ka see lavale tehtud meeste ülikond või mis iganes kostüüm, see oli ikkagi nii nagu päris, et seal mingit allaindlust, vähemalt tol ajal Vanemuise teatris küll ei olnud. Aga oled sa hiljem olnud, et ka ise teatrikunstnik, oled sa ka loonud mõnele etendusele, filmile rõivaid? Ei, ma ei ole, seesama alguse jutt, et ma ikkagi olen pigem kuidagi loomult disainer kui kunstnik, jah, et mul ei ole pakutud, võib-olla kui oleks pakutud, oleks teinud, sest mu
kursuse kaaslased Anu Lensment, Jaanus Vahtra ja nemad on ju teinud seda tööd, et see on ikkagi, mis kellelegi sobib, kuidas sa satud. Kuidas satud ka muidugi tihti, jah. Aga ometi peale tulid sa Tartust ära ja siis tulid sa EKA-sse? Nojah, siis ma ei viitsinud seal enam ikkagi õmmelda ja sai isu täis. Jah, 3 aastast sai isu täis, mitte et ma seda pärast veel küll ja küll poleks teinud, aga või kuidagi tuli tunne, et peaks ikkagi midagi veel tegema ja siis esimese korraga ei saanud sisse, proovisin ikkagi EKA-sse siis moe. Aga kohe moodi, jah? Moodi, jah. Ja midagi muud ei olnud sul mõttesse. Ma tean, et siin ma ise ja siin mõned teised külalised, kes on käinud ja ka, kes on olnud EKA-ga seotud, on rääkinud, et nende ainus soov on olnud saada EKA-sse sisse lihtsalt, et see on olnud läbi aastate selline huvitav väljakutse, et kuidagi selle kooli ümber on mingi siuke müsteerium ja see sisse saamine on alati siuke keeruline. Ja ei ma ei mõelnud, kuigi mul ka siis tehnikumi aegset grupiõed nagu astusid 2 tükki astusid ehte kunsti ja üks hoopis nahka või kellega me koos seal seda oma konstrueerimist õppisime. Aga ma ei tea, mul oli see rõiva asi ikkagi kuidagi nii veres. Või mul nagu ikkagi see mood või need ma ei teagi, mis see on, jah. Tegelikult ma ei saa aru, kuidas ma üldse selleni jõudsin. Mina ei tea. Ma ei teagi. See lihtsalt kuidagi läks. Ju siis on ikkagi midagi sees lihtsalt olnud. Ja ei, ma muud ei mõelnud. Ma läksin kohe ikkagi sinna. Aga kuidas EKA õpingud, et kas sul oli seal keegi õppejõududest mõjutaja või eeskuju või kes sind väga inspireeris või vastupidi kaasüliõpilastest või vanematest üliõpilastest? Alguses muidugi oli, eriti tuled Tartust, ma ei olnud kunstikoolis käinud ega midagi, oled suu ammuli, kõik on nii äge ja õppejõud ja kõik on nii äge, aga tegelikult oli meil ikkagi kokkuvõttes nagu hästi lahe kursus, meid oli 10 inimest. Kes teil olid seal, nagu veel sa paar tükki juba nimetasid, aga veel mõned, ma tean, teil oli päris palju tuntud nimesid seal. Ütlen siis ikkagi uuesti Anu Lensment, Jaanus Vahtra, siis Tiina Talumees ka ühines meiega hiljem, Marju Tammik, Marit Tahven ka tegeleb siin stilistika ja kostüümidega, Ireen Truuberg, kes oli Montoni disainer, Ireen Kompus siis tänapäeval oli Montoni disainer päris kaua aega. Katrin Kivi, kõik nimed võib-olla ei ütle, aga kõik on ikkagi kas kuidagi rõivaga seotud ja valdkonnas tegevad ikkagi. Et me kuidagi ronisime tõesti üksteise najal, et see oli hästi lahe, see oli huvitav ja me keegi ei võtnud akadeemilist, me läksime otsast lõpuni ja ma ei tea, kursusel tegime seal gastrolle üle Eesti, oma moeshowsid korraldasime või kuidagi nagu toimus ja ma ei tea, aeg oli ka teine, see oli 93–97. Hästi crazy aeg oli. Hästi crazy aeg oli, et meil oli esimene mingi Londoni reis mingi Fashion Weekile ja see oli täitsa super, jah. Aga mis sul, kui sa nüüd peaksid kohe mõtlema, nimetame ühe asja kooli ajast, mis on selline eredam mälestus, kindlasti on neid palju, et tõesti raske on ühte välja valida, aga ikkagi sa peaksid ühe valima mingi sellise hästi, mis sul kohe pähe turgatab kooli ajast, midagi erilist või midagi sellist absurdset või? Issa, ma ei teagi, nii palju kõik praegu jooksid peast läbi, kõik mingid Riias käigud, mingid moeshowd ja seesama Londonis käik või kui sa oled aastal 95, mis meil polnud siin mitte midagi. Ja sa lähed Londonisse ja saad sinna Fashion Weekile ja kõik need inimesed ja see oli täitsa crazy. Aga eks meil oli pidusid ja üritusi, ma ei oskagi nagu ühte, et see kõik on nagu, päris palju on juba aega möödas ka, et see kõik on nagu üks suur terve äge aeg. Aga kas see hästi tihti EKA-t meenutatakse või EKA-s õppimist meenutatakse, et oli hästi palju pidusid ja oli hästi tore. Aga kas need olid ainult peod või kuidas see töö seal kõrval käis? Ei olnud ainult peod, selles mõttes oligi, et võib-olla oli meil mingi moeshow parajasti toimunud ja peale seda midagi toimus.
või noh, need peod olid kuidagi sellised loomingulised, kuna me suhtlesime ka palju terve oma kursusega üle erialade, siis ka sealt tekkis mingeid niisugusi lahedaid kokkupootepunkte, mingi naha omadega või metalli omadega või et jah, et seal või see oli kõik nagu üks niisugune loominguline seltskond, kus kogu aeg midagi nagu toimus. Üks toetab teist ja siis üks idee viib teiseni ja siis areneb välja mingid täiesti uued asjad. Aga peale EKA-t, mis sa peale EKA-t tegid? Mina, see oligi niisugune imelik, natuke niisugune nagu mingi õhus olemise aeg. Kas sa läksid kohe tööle või ei läinud kohe? Ei, ma ei läinud kohe tööle. Me tegimegi, Anu Lensmindiga koos tegime nagu, tookord nimetasime seda ateljeeks, tänapäeva keelepruugis pigem stuudia. Või me tegime tellimusi, siis mu käest on pärast küsitud, miks sa kohe brändi ei teinud? Aga tookord ei olnud seda niisugust brändi tegemist. Sa tegid ateljee, sul olid kliendid, siis me tegime mingid showsid, oma stilistika töid, et kuidagi niisugune hästi hajus ja siis Anu töötaski nagu ajakirjades tookord moetoimetajana. Aga ma olin seal ateljees ja see kuidagi lihtsalt jooksis kokku, et ma lõpuks, mul oli küll paar õmblejad seal, et siis ma tegin stilistitöid, siis ma jooksin ja otsisin lukke ja niite mööda linna ja nagu jooksin stilistitööga ringi. Ja lõpuks ma kuidagi sain aru, et ma enam ei ela ära kõigest sellest. Ma rohkem jooksen, midagi ei tee, et siis mul tuligi nagu tunne, et ma tegelikult peaksin kusagile tööle minema, et mingit stabiilsust saada. Ja siis sa läksid? Ja siis kõigepealt oligi, ma olin tegelikult täitsa kinni jooksnud ja siis mulle helistas mu kursusekaaslane, kes töötas, tookord oli veel Clementi ja neil oli vaja nagu kaupluste akende väljapaneku või kaupluste väljapaneku tegijat siis ja akende tegijat ja ma olin kohe nagu nõus, see oli kohe nagu plaan, et mul on varvas ukse vahel või et ma saan nagu kuidagi kuskile midagi teha, kus keegi annab sulle konkreetse ülesande kätte, mitte nii, et sa pead ise otsima kliendi ja siis... Ja sa oled ikkagi nagu mingi juba kuskil sees, et seal on nagu variante nagu edasi liikuda, et ja nii ta läkski. Siis ma tegin seal neid aknaid ja pildistamisi ja moeshowsid ka, mingi stilistikat ja siis ma olin paar aastat ka disainerina seal. Clementis? Jah, Clementis, jah. Siis ei olnud isegi veel BTA-d, mida ka enam ei ole. Aga siis tuli nagu variant, et sinna Ivo Nikolo otsis disainerit. Ja siis... Ivo Nikolo oli tookord veel ju eraldi, minu arust ei olnud isegi Baltika. Ei olnud, see oli 3 aastat enne Baltikat. Ja siis ma läksin sinna vestlusele ja siis vist, ma ei tea, paari päeva pärast öeldi, et jah, palun tule. Et ma isegi, või seal luges vist nii palju see minu eelnev kogemus asi, et ma isegi ei olnud minu arust mul mingit portfooliot ega midagi, et, või eraldi tehtud, et ilmselt mingid tööd olid kuskil kaante vahel, aga ja siis aastal 2003 1. septembril algas minu nii-öelda uus koolitee. et Ivo, siis inimene Ivo kõrvalt algusajal, ma nimetan seda ikka väga õppimiseks, see oli ikka väga, väga teistmoodi, mis ma sinnamaani olin teinud ja see oli tõesti 1. septembril alanud kool. Ja ega tal ei olnudki ju peale sinu algul kõrvalabis disainerit või oli veel keegi, ta oli ju ise kõigepealt? Jaa, ei, tal tegelikult oli, et see, miks ma sinna läksin, oligi, et Gea Promet, kes oli siis varem seal olnud, tema läks lapse hoolduspuhkusele ja siis tal oli kedagi uut vaja. Kedagi veel appi kõrvale vaja. Aga sa nimetasid seda uueks kooliks, miks see uus kool oli? Ma ikka olin juba tükk aega teinud seda tööd ja olnud selle asja sees nii kaua
ja siis noh, ma olin mingi mõne kuu seal ära töötanud, ma sain aru, et ma ei saa hakkama sellega, ma ei oska. Nii, aga kas need tööülesanded olid nii teistsugused siis sellest, mida sa olid, ometi sa olid ju teinud oma ateljeed ja stuudiot Anuga, et... Jaa, aga see, mida Ivo tahtis, see oli tase nagu kõrgem. Aga mis ta tahtis? Ei, selles mõttes, et Ivo Nikol kollektsioon ikkagi on olnud nagu Eestis ikkagi nagu tipus. Ikkagi Eesti nagu tippbränd. Ja tegelikult on ka siiamaani. Et selles mõttes seal nagu ei ole lati alt läbi jooksmist. Sa pead ikka väga pingutama. Ei, selles mõttes oli see kõik väga kihvt, et joonistasin Ivole mingid kavandid ära, siis ta krimpsutas oma seda nägu, mida ta armsasti teeb kogu aeg, kui talle midagi ei meeldi. Ja siis ma sain aru, et pahasti, uuesti. Ja siis ta ütles, et nippe. Et see sama, mida ma ka tänapäeval ise nagu räägin, et võib-olla see asja joon on kõik puhas ja minimalistlik ja lihtne, aga siis seal kusagil peab olema see mingi asi. Mingi kiiks, mingi asi, mis teeb sellest asjast nagu selle asja, Et see on tegelikult see, mida ma tänapäeval ise enda kollektsiooni kohta räägin ja tegelikult mida ma siis Ivo kõrvalt õppisin, et see, kuidas keegi seda teeb, on ju täiesti erinev, aga see mõtteviis, et see miski peab olema asjas sees. Aga Ivo Nikolas sa tegelikult olid päris kaua. Ja. Ma olin 13 aastat siis kokku, peaaegu päeva pealt 13 aastat, et Ivo Nikolal on praegu nagu 25. juubeliaasta, neil tuleb samuti show siis Tallinn Fashion Weeki raames, et 25 aastat ja ma tegelikult olin siis nagu pool aega nagu sellest brändi ajast olin seal. Ja tegelikult ka selle Ivo Nikola brändi ajal ja Ivo Nikola brändile tõid sa 2 kuldnõela. No niimoodi on kuidagi läinud, jah. Kuidas see juhtus ja kuidas see ütlesid küll, et Ivo algul kirtsutas nägu, aga tundub, et see koostöö hakkas teil väga hästi sujuma ja et kui need päädisid 2 kuldnõelaga ja tegelikult ka see, et see bränd on nii kaua ja nii hästi Eesti inimeste poolt või üldse inimeste poolt vastu võetud ja tegelikult ta ongi selline bränd, mis on senimaani selline ihaldusväärne. Et kuidas te seda tegite? Ma ei teagi, mõtlen, ma olen selles mõttes nagu natuke jonnakas, ega ma väga lihtsalt käega ei löö, kuigi südames tahaks, aga ma millegipärast ei tee seda. Et lihtsalt sa peadki siis arenema, kui sa ei taha käega lüüa ja ma siis õppisingi seal Ivo kõrval ja lõpuks oligi, ta nii usaldas mind, siis ma ikka väga palju enamus asju juba oli nagu minu teha, et mina ei tea, siis me selle esimene nõel oli veel enne seda, kui nagu Ivo Nikola Baltikaga ühines ja siis päris väikse vahega, 3-aastase vahega, siis me olime juba Baltikas, siis tuli ka teine nõel, et ega see pole siin minu otsus, mina tegin oma tööd, nagu ma ikka tegin, et ega sa ei tee neid mingi auhindade või nõelte pärast, et kui inimesed, kes seal otsustavad neid asju, nii neile tundus, siis mina sain aitäh öelda. Tundus väga hästi. Kuidas see tööprotsess seal välja nägi, näiteks, et kui te alustasite uue kollektsiooniga, et siis mina oskan öelda ja võib-olla siin teised külalised on rääkinud, et kuidas nad ise töötavad, et otsivad inspiratsiooni ja mitte keegi ju tegelikult väga neile ette ei ütle, kuidas asju peab tegema, kui siis nii palju, et tegelikult iga tark disainer kuulab enda klienti, on ju. Aga kuidas Nikolas see käis? Inspiratsioon peab ikka kuidagi tulema, aga tegelikult on ju ikkagi, kui see on nagu tootmine või nagu tööstus ikkagi nagu suurem asi, mitte nagu ühe mehe show on ju.
et siis on seal meeskond taga ja süsteemid, noh, kõik ju ikkagi algab ka müüginumbritest ja asjadest, et noh, tehakse plaanid ja siis disainer ikkagi peab ju töötama vastavalt sellele plaanile, pluss siis lisama sinna selle oma selle miski juurde, et noh, erinevalt, kuna ma töötasin seal ka ju nii kaua aega, siis noh, eks need süsteemid ja asjad ka ju natuke muutusid, et võib-olla enne seda, kui me Baltikaga ühinesime, oli see asi natukene nagu sellisem loomingulisem ja vabam, et Baltika suures majas, noh, võib-olla natuke rohkem lükati meid ikkagi nagu raamidesse ja vaadati rohkem numbreid kui enne. Aga noh, disaineri jaoks Ivo Nicolo brändis töötamine on ikkagi väljakutse, ma arvan ka praegu, et okei, sul on seal mingid asjad, mis sa nagu pead tegema, aga siis peab ju igas kollektsioonis olema need asjad, mida noh, keegi teine maja planeerija ei oska sulle nagu üldse ju välja pakkuda, noh, sa pead ise need mõtlema, ise võtma õhust, ise inspireeruma, ise otsima ideid või no tegema kogu aeg ikkagi midagi, mida ei ole veel keegi kuskil teinud. Et selles mõttes, kuigi Ivo Nicolo on juba päris suur bränd ikkagi, et disaineri roll on seal väga suur, et kõik asjad ei ole ainult numbrites kinni. Kui sa meenutad, kas sul tuleb mingi meelde mõni selline eriti hea õnnestumine mõne toote näol, mis sul tundus, et või kus tundus, et teil läks nagu väga, väga täppi mingi tootega näiteks? Ja eks neid oli küll, mu käest on küsitud ka, et või noh, palju neid tooteid oli, mis oli nagu noh, nagu super, sest noh, kollektsioon on ju ikkagi küllaltki suur, noh, sa pead seal ju ikkagi tegema mingi, et see näeks kauplusest tore välja või noh, et oleks mingid komplektid pandavad kokku, nagu saaks panna. Aga et noh, mingid asjad on võib-olla natuke vahel kohatäiteks, aga siis on mingid asjad, mis nagu tõeliselt ikkagi on edukad, aga neid ei ole tegelikult kunagi palju. Ei ole väga palju. Neid võib-olla, noh, neid peaks olema palju rohkem alati. Et neid iga sooajas on ikkagi võib-olla ühe käe sõrmedel või natuke rohkem üles lugeda, mis on tõelised nagu sellised hitt-tooted. Et noh, et mis see üks oli, noh, ma ei oska ühte nagu öelda, noh. Võib-olla mis artiklid need siin ikka sellised mantlid ja seda tüüpi asjad, mis Eestis väga läheks. Ja viimasel ajal muidugi kleidid. No ma lihtsalt praegu tean, kuna ma seal juba enam 3 aastat ju ei ole, aeg lendab kiiresti, siis nad ühte kleidimudelit tegelikult teevad siiamaani väikeste muudatustega, mis mina seal juba mitte päris ära tulles, vaid enne, noh, paar aastat enne seda tegin, et mõned asjad nagu jäävad lihtsalt, jah. Sest nad töötavad nii hästi ja toimivad inimesed, sobivad kanda paljude asjadega. Ja siis on vaja kindlasti veel teha igasuguseid selliseid niinimetatud sisseviskamise tooteid või selliseid vaateakna tooteid, on ju, et kas see on selline väljaelamise koht või kuidas nende toodetega on? Ja ei pigem, jah, ikka väljaelamise koht, sest noh, on ikkagi mingi hulk tooteid, kus keegi väga isegi ei vaata numbreid ja noh. Kus sa tegelikult tead juba ette, et see on see toode, mis on see tähelepanu äratamise toode. No muidugi alati on hea, kui see ikkagi müüb, sest noh, muuseumid pole vaja teha ju. Aga noh, see on ikkagi see, kus vahel lastakse siis disaineril. Noh, tee mis tahad. Et noh, eriti suures firmas töötades, see oli nagu lahe, jah. Kui ma mõtlen, siis need Ivo Nicolo vaateaknad on ka olnud nagu oma ette alati. Et kas sa tegelesid ka selle vaateakende kontseptsiooniga või suunamisega või oli selleks seal täiesti eraldi inimene ikkagi? No enne Baltikat siis ma tegelesin ja siis tehtigi rohkem nagu päris aknakujundusi ja see oli ka natuke kunsti tegemise koht. Aga noh, pärast ikkagi Baltika majas olid tiimid selleks. Noh, ideed on alati tere tulnud vastastikku jagamiseks, aga noh, seal pigem mitte, jah. Ometi sai teekond Ivo Nicolas otsa ja sa otsustasid hoopis
alustad omanimelise brändiga. -hmm. Miks või kuidas see idee tuli või kuidas sa selleni jõudsid? No ma olen pigem seda meelt alati, et või noh, loomulikult sa suunad oma elu kuidagi, aga paljud asjad ikkagi lähevad nii nagu, no nad lihtsalt peavad nii minema. Mingi aeg saab otsa, tuleb edasi minna. Ja no nii see siis läkski edasi, et äkki ma tundsin jah niisugust tühja auku või vaakumit ja ma sain aru, et nüüd tuleb teha midagi muud ja tuleb võtta julgus kokku ja teha see otsus, et ma olen nii kaua teistele teinud ja muud asja teinud, et ma lihtsalt nüüd teen selle oma asja ära siis. Aga see on vahe ka töötada enda brändile või siis teha kellegi teise brändi ettekirjutatud reeglite kohaselt, sest tegelikult kui sa töötad teise brändi jaoks, siis sa lähtud nendest reeglitest, mida nemad on seal siis paika pannud ja tegelikult suuresti ka sellest käekirjast, mis on seal ette antud. Aga endal sul ei ole ju piirid kehtestad sina ise. Jah, no selles mõttes, eks ju töö minu jaoks disaineri töö on ju nagu sama. Aga noh, see on ikkagi päris erinev praegu, et noh, eriti suures firmas töötades tõesti see, et või no on see brändi käekiri, mis mul Livanikule juures töötades kuidagi nagu vastukarva ei olnud üldse, noh, ikkagi tegin nii kaua seda ja tegin nagu nii-öelda nagu oma asja. Aga see, miks see ka läbi sai, et midagi mul jäi seal kripeldama, midagi enam ei tulnud nii välja, nagu ma võib-olla oleks tahtnud. Et see oma asja tegemine, eriti see, kui ma praegu olen ikkagi nii alguses ja täiesti üksi, et mitte keegi ei ütle, mitte keegi ei anna nõu, mitte keegi. Kas see on hirmutav või see on pigem tore? See on täpselt pooleks. Noh, nüüd ma olen 1,5 aastat seda niimoodi teinud või noh, nagu jah, natuke rohkem. Et see on tegelikult täpselt pooleks. See on nii lahe, et keegi midagi ütle ja ma saan tõesti teha seda, mis ma tahan. Või noh, see ma mõtlen, kui ma täitsa alguses mõtlesin, et okei, ma teen, aga mis asja ma siis nüüd teen? Okei, teen ühe kleidi. No okei, edasi. Et mitte keegi ei ütle. Noh, selge see, et nüüd juba vaikselt hakkab tekkima see, et tekivad sul kliendid, sinu inimesed, et sa saad enam-vähem aru, mida nemad sinu käest ootavad ja noh, selles mõttes tekivad arvamused ja noh, kui sa avaldad oma materjale ja pilte ja show'd ja noh, ikka arvatakse, noh, mingid arvamused ikkagi tekivad. Aga see, kui sa ikkagi istud maha ja ma pean nüüd tegema selle järgmise mingi kollektsiooni ja järgmised tooted, et siis ikkagi sa täiesti üksi, et loomulikult ma üritan küsida arvamusi ja kõik, aga noh, see, et sa tuled hommik üles ja nii nüüd ma siin olen ja mul on see valge laud ja pliiatspaber ja tee, mis tahad. Või noh, see on täpselt pooleks see tunne, jah, nagu äge. Samas vahel, eriti kui ma olen nii kaua nagu meeskonnas töötanud, nagu tahaks seda väikest tuge, aga no küll ma siis otsin selle kuskilt, jah. Aga sa, kui ma mõtlen sinu enda nime ja brändi alt välja tulnud toodetele, siis need kõik on hästi sellised kantavad ka igapäevaselt. Et miks sa otsustasid just nagu seda teed minna? Sest et Eestis on palju selliseid disainereid, kes teevadki väga pidulikke kleite või üldse hästi palju töötavad sellise piduliku teemaga või peoteemaga või siis on teine pool, mis on nagu nooremate disainerite puhul, ma olen pannud tähele, tuleb selline hästi sportlik teema. Et vähe on neid, kes tegelikult töötavad sellise igapäeva rõivastusega. Et miks sa seda teed otsustasid minna? Et kas see tuli nagu tõuge Nicololt natukene, sest noh, tegelikult ka seal on, kui ma mõtlen, et need on võib-olla see klientuur on nõksa isegi erinev, kes vaatab sinu brändi ja Nicolo brändi. Või sa nägid, et nii, see on see tühi koht, kus mind on vaja? See, noh, nii ja natuke kõike. Et
olles ikkagi nagu seal brändi tegemiste juures olnud, et kõigepealt, et kui sa hakkad midagi tegema ja ikkagi ka su elukvaliteet sellest sõltub, mis tähendab ka majanduslikult oluline, mida sa teed, et siis jah, tuleb see tühi auk üles leida. Aga noh, samas, kuna ma ei tee, see ei ole ka nagu mingi äri, et siis ja oma asi, et siis tuleb ikkagi teha seda, mis sulle hingelähedane on. Et jah, ma ei ole kunagi mingi peoriiete, mingi tegija olnud, ise neid ei kanna eriti. Peole ei käi, ei käi tööd. või ei ole mingi gaalakleitide mingi spets, ma tõesti, ma ei oska seda. Ja või tegelikult on ju kõige suurem aja me ajast veedame ikkagi oma igapäeva tegevusi tehes, me käime tööl ja käime siin sombuse ilmaga, peab soe olema, peab mugav olema. Et ma arvan, et ikkagi see, mida ma ise tahaksin kanda ja millest ma ise puudust tunnen, et see on see, mida ma tahan teha. Et ja kuna see on ka juhtumisi, oli niisugune tühi auk nagu Eesti disainerite seas, siis sinna ma nagu ennast siis positsioneerisin, kui niimoodi öelda. Aga sa töötad täitsa üksi praegu? Hetkel ma olen täitsa üksi, aga selles mõttes et mul on partnerid, kes mulle ikkagi toodavad ja pildistamised ja kõik need tegevused ma teen ikkagi kellegagi koos, selles mõttes ma ei... Aga nüüd sa pead kõike organiseerima üksi, et kui varem Baltikas või siis Nikolal töötates, et siis oli selleks tiim, et kes analüüsis, et kuidas müügiga on läinud ja kes, et nüüd sa teed seda üksi. Ma teen kõike üksi täitsa. Aga on põnev seda teha, selles mõttes, et seda, ma mõtlen, et kui varemalt analüüsis terve tiim sul seda, et kuidas on läinud selle ühe või teise tootega, siis nüüd sa vaatad ise. No nüüd ma vaatan ise, jah. No eks kuna ma olen ka nii alguses ja et eks mul natukene susser-vusser on see kõik see asi, et sa ei suuda nii kiiresti mingeid otsuseid teha ja ette mõelda ja kõik on praegu ikkagi nagu peost suhu või et ma kohe teen, kohe müün, et ma ei tee seda tööd nii nagu ma tean, kuidas seda tehakse, et sa teed ikkagi mingi aja ette ja planeerid, et mul on praegu nüüd tuli mõte, nüüd ma tahaks teha, siis jälle tootja sul kohe ei tee mulle neid, ühesõnaga, et kõik see nõuab praegu natuke niisugust liiga palju tühja energiat ja on vaja, et see loksuks nagu paika, et ma suudaksin natuke ette mõelda ja julgemaid otsuseid teha, et see asi oleks nagu planeeritum, siis jääb ka ilmselt endal rohkem energiat kuidagi arendamiseks. Aga kas sul on sellest praegu enda brändi alt välja tulnud esemetest mõni eriline lemmik endal? No kuna neid nii palju ei ole, siis ma ikka ütlen nad on ikka kõik nagu mu lapsed. Et ma ei tee ühtegi asja praegu sellepärast, et ma pean seda tegema, ma teen ikkagi sellepärast, et ma tahan seda teha, et see sobib mu sinna tervikusse või mulle tundub, et just see võiks inimestele meeldida, et või tahan seda, mul on just endal vaja seda mantlit või seda kleiti. Et selles mõttes vähemalt hetkel on nad kõik mul enam-vähem lemmikud. Aga klientidel on olnud mingi eriti, kes on mingi toode, mida kogu aeg küsitakse? Jah, üks kleit, mis ma kohe eelmine kevad alguses tegin, üks selline ka puuvillane kleit, ma kasutan palju puuvillast kangast, et alt voltidega kleit, see on selline nagu naiselikum ja ilusam. Ma panen pärast selle podcasti notesidesse ka, või panen selle pildi kindlasti. Ja, et see on kuidagi lemmikuks kujunenud, jah, et juba tõmbasingi pidurit, et väikses Eestis muidu inimesed hakkavad üksteisele vastu tulema, et see ei ole ka hea ja see ei ole nagu idee palju müüa ühte asja. Ometi, sa ütled, et sa oled väga vähe teinud enda brändiga veel tööd, aga ometi on seda märgatud juba ju soovitakse vääriliselt sind tähele panna või ongi tähele pandud. Nimelt on sind nomineeritud Hõbenõelale sellel aastal. Et mis sa sellest arvad? See oli, kui ma sain selle aasta alguses teada, siis
noh, mis sest, et mul on need 2 kuldnõela, see oli mu jaoks ikkagi nagu nii tore üllatus ja nii lahe tunne, sest noh, see on see päris minu asi, ma ei jaga seda kellegagi, see on mulle. See on mulle antud nagu nominatsioon. Et kuna Hõbenõele antakse nagu möödunud aasta mingi sähvatuse või uus tulemise eest, siis see on nagu üsna loogiline. Märk, et teed õiget asja. Jah, et ühesõnaga, see on lahe tunne igatahes, et kui sind on märgatud. Mis sa plaanid sinna, kas sa võid juba öelda, mida sa plaanid laval näidata Hõbenõelal? Tegelikult olen ma ju kavandid juba esitanud, mõned inimesed, žüriiliikmed on neid näinud, et selles mõttes, ega ma ei tee nüüd mingit, ma ei tea, mis ulme, ma ei tee õhtukleite tegema. Ei hakka ikka õhtukleite tegema. Et ma teen ikkagi oma asju, neid kantavaid asju, loomulikult ma lava peale keeran natukene vinti üle, teen, mõned asjad on ikkagi nagu üksikud, mida siis pärast võib-olla saab ka juurde tellida. Et ei, mul on ikka need samad kleidid ja mantlid ja püksid ja et see, mida ma teen, lihtsalt natuke uues võtmes, jälle natuke rohkem materjale erinevaid, et ma räägin oma ikkagi seda ühte sama lugu. Ega ma ei hakka tilpnema siin ühest servast teise, et see on minu oma brändi käekiri, mida ma seal näitan ikkagi. Ja see areneb edasi. Ja. Kuidas üldse näeb välja üks täiesti tavaline tööpäev praegu sul? Ma ei oska, mul ei olegi vist praegu päris seda tavalist tööpäeva, et enamasti ta näeb välja nii, et ma ärkan hommikul üles ja teen ära selle, mida ma õhtul enam ei viitsinud või ei jaksanud teha. et iga päev on praegu täiesti teistmoodi, kus ma pean minema oma tootja juurde, mõtlema oma uusi kavandeid, Instagram, Facebook, kõik need asjad, arved maksta. Kõike haldad ise. Et praegu küll, jah. Et arved maksta ja nii edasi, et selles mõttes on iga päev täiesti isemoodi, et mõni hommik teen oma postipaki arve ja jooksen pakiga mingi automaadi juurde ja et oleneb jah, mis parajasti eelmine päev on toimunud, see tuleb järgmine päev kohe rutta ära teha, et ega kusagile lükata ei ole. Nii tore on küsida, ma küsin sult viimase küsimuse, see on nii tore küsimus, sa ei pea vastama sellele üldse, et eriti peale seda Hõbenõela juttu. Kas sul on seoses tööga mõni unistus? Mul on unistus, et ma saaksin nagu niuke enam-vähem normaalselt rahulikus, normaalses tempos teha oma tööd. Ma saaksin sellega ära elada ja et inimesed oleksid rõõmsad, kui need rõivaid kannavad. Ma olen seda näinud praegu juba päris palju, see annab tohutult energiat. Et ma arvan, et see toimiks, et need inimesed ja ikkagi teataval määral tähelepanu sellega seoses, et see töö, mis sa teed, on nagu vajalik, et neid rõivaid on vaja, et sa ei tee seda tühja, et sellel on mõte. Ja et see natuke areneks ka edasi suuremaks. Et see ongi ei midagi ulmelist. Aga ma väga-väga siiralt loodan, et su unistus täitub. Et ma tean, et see kõrvaltvaatajale võib tunduda, et see on väga lihtne, aga selle saavutamine või see on omamoodi keeruline ühele disainerile. Ja lõppu veel Hõbenõel ja Kuldnõel toimub siis Kultuurikatlas 16. oktoobril kell 8 õhtul. Küll vist on juba piletid välja müüdud, aga ma tean, et peaks tehtama ka otse ülekanne sellest üritusest. Igal juhul ma väga hoian sulle pöialt. Aitäh. Ja mul on hästi hea meel öelda ka, et paar minu väikest loomingu killukest on koos sinu töödega laval. Nii et ootame siis Hõbenõela ja Kuldnõela galat ja kindlasti kohtume veel.
aitäh sulle, aitäh Kadri. kuulamast. Aitäh, Kadri.